Kondensaatorid on ühed väga tähtsad komponendid elektroonikas. Neid leiab kohe igalt poolt. Arvutitest, televiisoritest, raadiotest, videomakkidest, kõikidest elektroonikaseadmetest. Aga mis on ühe kondensaatori eesmärk? Välja, et kondensaator see on nagu hoidla, kuhu me saame panna laenguid hoiuna. Ütleme näiteks nagu kott. Ainult, et kotid on ju ka väga erinevad. Näiteks pisikene tüdrukute kott või selline suur matkaseljakott. Nendest ju mahub hoopis erinev hulk asju. Seega kondensaatorid on erinevad. Erinevatesse kondensaatoritesse mahub erinev hulk laengut. Aga kuidas kirjeldada kondensaatori mahtuvust? Koti kohta saame öelda ju mitu liitrit ta näiteks suur on. Välja, et kondensaatori mahtuvust kirjeldab selline mõõtühik nagu farad. See on siis kuulsa teadlase Faradi hauks. Seda tähistatakse ühe tähega F. Aga mismoodi arvutada ühe kondensaatori mahtuvust? Selleks on füüsikutel olemas valem. Kondensaatori mahtuvus C on faradites, võrdub laeng, mis on kulonites jagatud pingega kondensaatoril. Pinge kondensaatoril on siis voltides. Me võime selle valemiga kirjutada teistmoodi. Näiteks see pinge kohtatud mahtuvus võrdub laeng. Mida selline valem siis meile ütleb? Et kondensaatorisse laenguid panna, selleks tuleb neid sinna sisse toppida. Seda toppimist väljendab meil see pinge U. Mida rohkem me pinget paneme, mida tihedamalt me topime, seda rohkem laenguid me kondensaatorisse saame. Samas, mida suurem on meie kondensaatori mahtuvus, mida suurem on see, seda kergemini, seda väiksema pingega, seda rohkem laenguid me sinna sisse saame panna. Seega, mida suurem on kondensaatori mahtuvus, seda rohkem laenguid ja väiksema pingega sinna sisse saab panna. Aga kuidas on kondensaatorid nüüd tehtud? Kondensaator on tehtud omasti kahest plaadist. Elektrit juhtivast plaadist, mille vahel on mingi materjal, mis elektrit ei juhi. Kui me nüüd siia pinge rakendame, siis kondensaatori plaatidele tekivad laengud. Ja miinuslaengud. Nii. Mida suurem on kondensaatori mahtus, mida suurem on meil nende plaatide pindala. See on üpris loogiline. Aga kuidas sõltub kondensaatori mahtuvus sellest, kui kaugel need plaadid üksteisest on? Selle uurimiseks tegi Koit meile ühe katse. Tal oli ka niisugune plaatidest tehtud kondensaator. Mille me ühendasime kokku elektroskoobiga. Siin katses see elektroskoop mõõdab siis kondensaatori pinget. Me paneme kondensaatorile laengu. Ütleme, et see laeng on meil näiteks Q. Nüüd me näeme kondensaatori pinget elektroskoobile. Mis me tegime? Panime nüüd 2 kondensaatori plaati üksteisele lähemale. Ja mis juhtus oli see, et selle osuti näit vähenes. Osuti näit väheneb, see tähendab, et pinge väheneb kondensaatoril. Kui me nüüd seda valemit vaatame, näeme, et siin on meil laeng ei muutunud, siis me ei pannud laenguid juurde, me ainult nihutasime plaate lähemale ja kaugemale. Aga pinge vähenes. Seega kondensaatori mahtuvus suurenes. See nüüd küll nagu väga loogiline ei tundu. Paneme 2 plaati lähemale ja mahtuvus suureneb. Aga täpselt nii see on. Kondensaatorid ei ole nagu kotid, et mida laiema teeme,
seda suurem on mahtuvus. Hoopis mida lähemal 2 plaati üksteisel on, seda suurem on sellise kondensaatori mahtuvus. Nüüd me panime siia vahel ühe aine. Enne oli siin õhk. Ja me nägime jälle, et see näit vähenes. See tähendab, et kondensaatori mahtuvus suurenes jälle. Nimelt sõltub ka kondensaatorite mahtuvus selle aine omadusest. Seda omadust nimetatakse aine dielektriline läbitavus. See on aine omadus, nagu näiteks tihedus on aine omadus või soojusjuhtivus või erisoojus, need kõik on aine omadused. Kui me oma teadmised nüüd kokku paneme, siis saame ühe valemi, mida nimetatakse plaatkondensaatori valemiks. See on meil siis järgmine. Kondensaatori mahtuvus, me tähistasime C-ga, võtab see üks konstant, siis selle plaatide vahelise aine dielektriline läbitavus, korrutatud nende plaatide pindalaga ja jagatud plaatide vahelise kaugusega. Ehk siis mahtuvus on seda suurem, mida suurem on meie aine dielektriline läbitavus, mida suurem on kondensaatorplaatide pindala ja mida lähemal nad üksteisel on, ehk mida väiksem on see vaheline kaugus. Nüüd me siis oskame ehitada erineva mahtuvusega kondensaatorid.